Pärast töötuks jäämist algasid Veikol veidrad unenäod. Kui ta veel madrusena meredel seilas, ei näinud ta midagi. Kukkus hilisõhtul peaga patja ja vajus samal silmapilgul musta auku. Äratuskell sikutas seda hommikul suure vaevaga koist välja ning oma ööst ei mäletanud ta vähimatki. Niimoodi algab Tiina Laanemi jutt Öised hääled, mis on andnud pealkirja Tiina Laanemi uuele jutukogule. Tiina Laanemit me teame kui armastatud romaanikirjanikku. Tema sulest on pärit romaan Väikesed vanamehed ja pildilt kukkujad. Jutukogu Öised hääled sisaldab selliseid väikesi, naljakaid, elulisi lugusid sellest, kuidas öised hääled võtavad üle inimese eluga päevasel ajal. Siin on lugu sellest, kuidas kaunis tütarlaps muutub Rannarootsi suitsuvorstiks. Siin on lugu sellest, kuidas soomlane sai kõhnaks, kuidas Eevald praadis liha, kuidas Emmi vihkas jalgrattasõitu ja nõnda edasi ja edasi. No kõiki neid lugusid ühendavad veidrad tegevused ja elu, mis teadupärast on veider ja Tiina Laanemi suur talent on see veider elu tuua meile nõnda lähedale ja võib-olla isegi muuta osakeseks meie elust. Ma arvan, et paljud pealtnägija vaatajad mäletavad sügisel eetris olnud jaburat lugu eluaegsest põgenejast Johannes Lappanist, kelle arvele läks mitukümmend katset Nõukogude Liidu piiridest lahkuda. See oli üks kummalise saatusega mees, kelle avastas muide ja kellest kirjutas väga põneva romaani Tauno Vahter ja sellest Lappmani loost on räägitud televisioonis ja kirjutatud lehtedes, aga romaan, mille Tauno Lappman eluloo põhjal kirjutas, pealkirjaga Madis Jeffersoni 11 põgenemist, on midagi muud. Siin on Lappmani eluloo seigad küll kirjas, kuid Tauno on sellest toonud omamoodi ajastupildikese või sellise ajastuid ühendava seikleja loo Madis Jefferson, kelle tegevuseks on lõputu sekeldamine hullumajade, riigipiiride, miilitsate, politseinike, kommunistide, sotsialistide ja tont teab veel kellega. See on hea näide eeskujulikust loo jutustamisest ja kui Tauno Vahteri raamat mulle midagi meenutas, siis ta meenutas mulle neid Arto Paaselinna tuntud Soome kirjaniku vestelisi romaane, mis pajatavad lihtsat inimeste elust ja teevad seda äärmisel lihtsal ja soojal toonil. Üldsegi mitte lihtsatest inimestest räägib Rootsi kirjaniku Agneta Pleieli romaan Kaksikportree ja selle tegelasteks on kuulus kunstnik Oskar Kokoska, kellega ühel päeval võtab ühendust üks noormees, kelle vanaema on Agatha Christie. Ja noormees palub Kokoskal maalida oma vanaema Agatha Christie portree. See on tõesti siin nüüd lugu. London 1969, mõned sessioonid, mille raames Agatha Christie poseeris Oskar Kokoskale ja loo sisu muidugi on fiktsioon, väga hea ilukirjandus. Need on Agatha Christie pihtimused, need on Oskar Kokoska pihtimused ja kokku neist selles õhukeses raamatus saab kahe suurepärase 20. sajandi olulise kunstniku eluloo teos. 20. sajand Londonis või Rootsis oli midagi muud, kui ta oli 20. sajand Poolas, mis suure osa sellest ajast veetis Nõukogude võimu ja sotsialismi lämmatavas embuses. Poola kirjandust tänapäeva Eestis toob meieni ja vahendab väsimatu Henrik Lindepuu, kelle tõlgitud Poola raamatusari Poola lipu värvidest täidab minu raamaturiiulis tubli meetri. Täna ma juhin teie tähelepanu äärmiselt kaasaarvale raamatule. See on päevaraamat 1954, mida pidas üks Poola kirjanik ja kirjandustegelane ja ühiskonnategelane Leopold Turmand, kes oli Zbigniew Herberti ja Marek Lasko kaasaegne. Ja see on päevik, mille tegevus toimub Varssavis 1954. Stalin on surnud, aga punane jää püsib veel endiselt, millest tutustavad Turmandi päeviku sissekanded poliitikast loomulikult, aga ka väga palju söömisest, joomisest, naistest, olmest, ühesõnaga kõigest sellest, mida sisaldab inimese eluga kõige hullema diktatuuri ajal. Poolaga seovad meid pikad ajaloolised sidemed, traditsioonid, meie sõprus on vana ja tugev. Tänapäeva Poolast on kirjutanud väga huvitava raamatu Anna Tiido, pealkirjaga Lipuauto tagaistmel selles kuulsas Petrone kirjastuse Minu Poola sarjas. Anna Tiido on elukutseline diplomaat, aga Poola sattus ta tänu oma abikaasale, kes on samuti elukutseline diplomaat, Harri Tiido. Harri Tiido määrati Poola suursaadikuks ja tema abikaasa pidi siis hakkama saadikuprouaks ja saadikuprouana
oli tal ehk rohkem aega kui saadikul enesel suhelda poolakatega, käia erinevates Poola linnades ja külades, nende linnade peaväljakutel, nurgatagustes, söögikohtades, joogikohtades, kirjutada poolakate toitudest, poolakate meeleolust. Tänapäeva Poola oli sugugi lihtne koht ja tänapäeva Poolast kirjutatakse väga erinevaid lugusid, on väga erinevaid arvamusi. Anna Tiido on minu meelest kirjutanud väga hea ülevaate sellest, kuidas tänapäeva poolakad elavad, mis mõtted neil on ja milliste vaadetega vaatab neid ülejäänud maailm. Ja nagu ma ütlesin, Eesti-Poola sõprus on vana ja tugev ja meie hoiame alati kokku. Aga nüüd sammud jällegi tagasi swingivasse Londonisse. Aasta on 62, tõusnud on ansambel The Beatles. Eesti keeles on raamatuid Beatlitest olnud juba päris mitu. Kõige olulisem neist vist on see Bob Spitzi väga paks Beatlite raamat, aga Craig Browni raamat Beatlit läbi aja 1, 2, 3, 4 on midagi täitsa iseäralikku, sest see raamat ei ole mitte niivõrd Beatlitest, kuivõrd sellest ajast, kuhu nad tulid, sellest, mida nad selle ajaga tegid, Beatlite fännidest, milles väljendus Beatlite maania, miks noored hullusid Beatlite kontserdidel, miks vanad vihkasid neid, kuidas elasid Beatlite sugulased, tuttavad, nende vaenlased, nende sõbrad. Ühesõnaga, see on jutustus sellest universumist, mille keskpunktiks olid ansambel The Beatles ja mida ümbritses tohutu pilv suhteid, intriige, soove, unistusi ja täitumata lootusi. Aga tänase raamatu tutvustuse lõpetuseks valin ma teile ühe teksti Martin Alguse luulekogust Paranemine. Talv avab kõheldes taeva, mille sügis jättis talle koristada. Külm õhk teritab meeli, lõikab mu servapidi nii selgelt maailmast välja. Kuidagi lohutav on mõelda, et tähtede jaoks pole üldse aega möödunud, sest peale, kui ma mõnekümne aasta eest siinsamas üles vaatasin. Tähtedel on aega. Ometi surevad mõned tähed ka meie eluajal. Omamoodi lohutav seegi. Olge terved, kohtumiseni!